Mida see uus tase elus võiks tähendada üleüldse? Minu meelest elu liigub kogu aeg uuele tasemele ja ma märkan inimesi, kes lihtsalt ütlevad head uut aastat 1. jaanuari öösel hommikul ja nad ei kavatsegi midagi teha, et see aasta nagu tuleks hea või parem. Nad lihtsalt loodavad, et see iseenesest tuleb parem. Ja minu suhtumine on see, et ma tahan tavaliselt ise käed külge panna. Tahan, et see päriselt tuleks parem. Ja mitte, et see oleks halb. Ma mäletan kusagil keskkoolist ehk siis umbes sellisest täisealiseks saamise piirist või kandist saadik, et mul ongi kogu aeg selline tunne, et issand, kui äge elu mul on. Mul ongi hästi sageli see, et ma lähen õhtul magama ja mõtlen, et tuleks hommik juba rutem. Ja see on mul muidugi erinevate asjade pärast. See, mille pärast mul keskkoolis see oli või 20-ndates oli hoopis erinev kui 30-ndates või nüüd 40-ndates. Ja sellepärast ma näengi, et see tegelikult saab kogu aeg ägedamaks minna. Ja kui võtta need 3 elu põhivaldkonda, tervis, suhted ja töö, töö või raha või need mõlemad, need võivad nagu eraldi olla või siis koos, aga enamikul inimestel on töö ja raha nagu üks ja sama valdkond. No või ma ei tea, ei saa öelda, okei, ütleme siis, et 4 valdkonda, tervis, suhted, töö ja raha. Tervises saab kogu aeg tegelikult paremaks minna. No ma lugesin küll ka raamatut vananemisest ja ma tean, et 25. eluaastast või põhimõtteliselt sünnist saadik me hakkame vananema. 25. eluaastast vist oli 1% aastas. Iga meie kehasüsteem hakkab nagu niimoodi vaikselt shutdowni tegema. Ja tühistame selle mõtte, sest me ei programmeeri endale seda. Aga fakt see on, et ikkagi vananeme parem või hiljem. Välimuselt või sisemuselt või mõlemat pidi. Ja sellegi poolest väga paljudel on teemasid kehakaaluga või menstruatsioonivaludega või allergiaga või need ei ole asjad, mis peavad kogu aeg nagu halvemaks ja halvemaks minema. Et neid saab ka ümber pöörata ja saab paremaks. Ja tervise juures üldse on nagu see küsimus, mis see nagu tõeline tervis on, et kas see on see, et mul ei ole kunagi nohu või siis see on see, et mul on nagu lihtsalt nii palju energiat ja ma olen elurõõmus ja mul ei valuta kusagilt, et ma ei pea ühtegi ravimit võtma. Ma mõtlen krooniliste asjadega, et ei ole ühtegi kroonilist asja. See on tõeline tervis, et sa saad oma elus osaleda nagu lihtsalt täie rinnaga ja sul ei ole vaja selleks kohvi, et hommikul üles saada, sul ei ole vaja selleks unerohtu, et öösel magada. Sul ei ole midagi vaja lisaks. See on siis tervis uuele tasemele saab. Suhted uuele tasemele. Muidugi saab. Me mõtleme, et suhe, kuskil teismelisena 20-ndates mul oli see, et mida suurem armumine, seda ägedam suhe. Ei olnud päris niimoodi. Siis elu tõi erinevaid katsumusi ja katsetusi ja kaasa arvatud seda, et suhe uuele tasemele võib olla ka see, et vahepeal lahku minna või see võib nagu eeldada, et vahepeal on vaja teha muutus, kui ei saa selle suhte sees seda suhet muuta. Aga ennast muuta, ma arvan, saab ja peabki kogu aeg selles mõttes, et olla kogu aeg teadlikum ja meeldivam partner ja kaaslane ja kõikidele, oma lastele, oma vanematele, mitte ainult oma partneritele, oma tuttavatele. Just käisin metsas jalutamas ja siin üks perekond lihtsalt torises teineteisega, et nagu sellist suhtlemist ei ole vaja nagu üldse. Siin raputame pead, siis raputab käsi ka. Suhted saavad uuele tasemele tõusta. Saab oma vana partneriga, saab oma uue partneriga. Ja seda on väga äge kogeda. Ja töö, tööga ongi, et väga paljude jaoks töö on see lihtsalt, millega saab raha teenida. Ülejäänute jaoks on töö see, millega on võimalik karjääri teha või lihtsalt üks pulk karjääri redelil. Ja kolmandatele on töö see, mis on nende kutsumus või selline tegevus, mida nad teeksid põhimõtteliselt ka ilma rahata. Raha on meil kõigil vaja, aga selles mõttes, et see
kirg ja armastus oma töö vastu on see, et nii suur, et tahaks seda kindlasti ja alati teha, nagu ükskõik kui palju ja see on midagi sellist, kus kohas mina oma tööga olen. Aga loomulikult ma olen saanud proovida töötada ka raha eest ja raha pärast, seda ei saanud pikalt teha. See rahamotivatsioon veab ainult natuke aega. Ja karjääripulgana ma ei ole tööd vist kunagi teinud. Ma olen kogu aeg tundnud, et jees, ma olen nii hea koha peal, et siit edasi kindlasti taha minna, tagasi taha minna ja kuskile kõrvale ka ei taha minna. Et see, mis ma olen teinud, ongi üldiselt olnud see selline missioon ka mulle. Ja rahaga saab ka kindlasti järgmisele tasemele kogu aeg selles mõttes, et üks asi on see, et sa lihtsalt teenid raha, mis aitab sul kuukulutusi katta. See on nagu üks tase. Teine tase on see, et sul jääb oma sissetulekust üle midagi säästmiseks ja järgmisena, kui sul on mingi kogus säästusid, 3 kuni 6 kuni 12 kuu säästud, siis sa saad hakata investeerima. Siis on sul investeeringud ja investeeringutega tekivad ka sellised erinevad tasemed nagu see, et sa saad investeeringutelt teenitud raha esmalt nii palju, et katta oma püsikulud või vähemalt mingi osa nendest, siis juba kõik oma kulud ja siis juba nii palju, et sa katad oma kulud ja katad ka oma säästmise või sellise nagu luksusvõimalused passiivse tulu pealt. Ehk siis rahaga on täiesti võimalik igasuguseid erinevaid tasemeid kogeda. Ja niimoodi igas eluvaldkonnas, koduga ju samamoodi, et milline on see kodu, kus ma mõtlen, kus ma olen elanud, üürikodu oli väga äge kunagi. Tahtsin kindlasti elada kesklinnas, olles eluaeg elanud äärelinnas ja kannatanud selle all, et viimane buss läheb natuke enne 12 ja see on see aeg, kui pidudel alles läheb nagu hing sisse, nagu pidudele läheb hing sisse. Aga õnneks ma üsna pea enam pidudel ei tahtnudki käia. Umbes täisealiseks saades oligi juba nii, et laske mul lihtsalt magama minna kell 12 ja pidudelt enne ära minna, kui teised jooma hakkavad või nagu purju jääma hakkavad. Et selles mõttes ma ei olnudki kesklinna elanik ja elasin seal ainult lühikest aega, aga see oli huvitav ja minu jaoks upgrade nagu või järgmine tase sellest, et ma elasin vanemate juures. Sain ma üürikodusse. Siis oli järgmine tase välismaal elamine, väga kihvt kogemus. Ja sealt järgmine tase muidugi iseendale korteri ostmine. Ja sealt järgmine tase, et laen on tasutud selle kodu eest. Et mul ongi vaba voli seal elada rahulikult. Ehk siis need on igasugused erinevad tasemed, mida on võimalik kogeda ja uus tase võib tulla selle pealt, et sa oledki rahulolematu oma eluga või midagi on sellist, mis ei täida hinge ja ei toida hinge ja sul on igatsus millegi muu järgi. Aga uus tase võib tulla ka selle pealt, et sul on nii hästi. Sa lihtsalt elad suure isuga ja tahad nagu mingit veel ägedamat ampsu vastu võtta. Nagu minul näiteks ma tegin joogatunde ja siis ma järsku tundsin, et ma tahaks teha joogafestivale. Ma kujutasin alati ette, et 2000 inimest tuleb, aga tuli 1000, 1200, midagi sellist. Väga palju ikkagi. Ja see oli minu jaoks uus tase. Uus tase on minu jaoks olnud ka see, kui ma esimest korda tulin töölt ära ja tahtsin lihtsalt vaba suve ja siis ma tulin teist korda töölt ära ja tahtsin vabakutseliseks hakata. Ja siis, kui ma 3. korda tulin töölt ära, need olid kõik erinevad töökohad ja erinevad põhjused ära tulemiseks, siis ma otsustasin hakata ettevõtjaks. Et need on kõik ka uued tasemed ja need ei ole, osad on tulnud uudishimust, osad on tulnud mugavusest, osad on tulnud nagu sundseisust. Et need on kõik põhjused, miks võib saada ja tahta oma elu järgmisele tasemele. Ja kuidas seda siis teha? Sellest on hästi palju juttu minu järgmises raamatus. Raamatus, millel pealkirja veel ei ole. Õigemini on liiga palju pealkirja variante, ma ei tea veel, milline jääb, aga selle sisu on oma elu uuele tasemele elamine. Hästi teadlikult, sest see juhtub automaatselt niikuinii, et erinevatel tasemetel me seal kõigume oma töös, oma elus, oma rahas, oma suhetes.
aga seda saab ise teadlikult kujundada ja järgmiseid samme võtta, mis jällegi kasvatab meie julgust ja enesekindlust ja meie valmisolekut veel uusi tasemeid vastu võtta. Sest nagu ma ütlesin, see ei ole alati meie enda valik, kuhu elu meid pillutab. Ja selleks on hea, kui on need oskused, et kuidas sellest parim võtta ja seda kasutada platvormina või kui sulle tundub, et elu annab hoobi, siis saad vaadata seda kui sellist hoogu andvat müksu. Sellest kõigest on selles raamatus. Ja lisaks hästi palju isiklikke lugusid, et need metoodikad ja mudelid, mida ma seal kirjeldan, need oleksid arusaadavad ja täiesti elulised. Ja kui sa oled huvitatud sellest raamatust rohkem teada saama, mis sinna ikkagi tuleb ja millal see tuleb, siis sa leiad siit alt lingi, kuhu kirja panna oma meiliaadress, et ma saaksin sulle sellest kirjutada ja saata teinekord samamoodi mõned videod ja mõned praktilised nipid. Aitäh sulle! Ma olen Merit Raju, kirjanik, elustiili ettevõtja, ema ja elustiili disainer. Kohtumiseni!